Nüüd me räägime istumissurvest või kuidas siis istumine survestab näiteks meie vaagnapõhjalihaseid, meie intiimpiirkonda, siis räägime kolmel näitel. Räägime kontoritooli, räägime üheosalise sadultooli ja kaheosalise sadultooli näitel. Nüüd tasapinnaline tool, näiteks siis kontoritool, mõjutab meie siis vaagnapõhjalihaseid, reie aluspinda, meie suguelundeid ehk siis intiimpiirkonda selliselt, et ta survestab meid ja tekitab siis lokaalse vereringe häire reiepiirkonda, tekitab liigse surve intiimpiirkonda, näiteks see siis mõjub naistele põieprobleemidena, meestel näiteks siis eesnäärme suurenemisena pikas vaates, ehk siis ta ei ole hea. Rääkimata sellest, et ta tegelikult tekitab ka surve vaagnas sisse. Nüüd, kui me võtame üheosalise sadultooli, siis nii palju läheb paremaks, et ta võtab ära surve reie aluspinnalt, ehk siis me vaatame seda pilti ja küll aga, kuna üheosaline sadultool, mis on meil siis siin, vaagnapõhjalihastel ja intiimpiirkonnal ei ole kuskile minna, siis tegelikult seda survet ta ära ei võta. Küll aga, kui me räägime kaheosalisest sadultoolist, siis kaheosalise sadultooli eelis on see, et meie vaagnapõhjal on võimalik kenasti vajuda siia vahesse, samamoodi intiimpiirkonnal, ja me võtame selle surve siit ära. Küll aga nüüd nii kaheosalise kui üheosalise sadultoolil jäävad alles surved istmikuluudele, mis on võib-olla ajutiselt ebameeldiv ja võtab mõne aja selleks, et harjuda sellega. Ja need surved siis on näidatud selliste punaste punktidena siin. Aga elu on kompromisside mäng ja see on siis sadultooli üks sellistest võib-olla miinustest, aga samal ajal me võidame väga palju just nimelt vaagnapõhjalihaste, intiimpiirkonna ja ka vaagna sees oleva surve äravõtmise näol.